Siin ka bassein. Meil on praegu eelviimane päev, teised on rannas. Me ei viitsinud randa minna, me olime päev läbi basseini ääres ja nüüd me lähme rendime 2 viimaseks päevaks siis rolleri, sest et palav on ja tahaks, et tuul läbi mu 3 juuksekarva lendaks. Ja rolleri rendiga on siin teadupoolest niimoodi, et kuni 125 kuubikulise, siis sa saad oma selle B-kategooria juhiloaga ka. Aga siin on nii mägine, et no eks see 125 olekski siuke miinimum. Eestis enamus rollereid on ju 50 kuubised. Aga ja ma ise loodan, et me saame siukse ägeda Itaalia Vespa või midagi. Eks see selgub varsti. Jaa. Siin Sitsiilias nendes väikestes linnakestes on see ka üliäge tegelikult, et siin on igal pool, seesama vist ongi, ma eeldan, ma pean kohe vaatama kaardi pealt. Igal pool on hästi palju treppe, selliseid väikseid käike, kus peab minema ja kõik on väga ilus, aga pea laiali otsas ei saa ringi vaadata, sest peab kaarti kogu aeg jälgima, siis muidu lihtsalt eksime ära. Aga ma vaatan korra kaarti ka. Aga vist küll siit saab olla, jah. Turn left on Corso Umberto I. Oo, mul on see Fora juures. Me muidugi Maljuga mõtlesime ka, et aga kuhu me üldse rolleriga sõidame, aga üks tahad poodi minna. Mis arvad, kas ma peaksin endale selle? It's 70 meters, turn right on via Marco Pavlio Cursia. Ühesõnaga, Malju läheb poodi. Ei, me ei saa rolleriga siia tulla. Ühesõnaga, me sõidame kõrgemale Mäkke, mis on kõige kõrgem see Taormina punkt. Seal on mingi nokubaar, mis pidi olema maailma kuulus. Aga lähme kõigepealt ostame selle suvekleidikese ära siis. Ma tean, et sinine sobib mulle väga hästi. Jaa. Aga need värvilised on need, mis lõues olid või? Jah. See on topp ja... Seelik, mul on kodus ätti. Jaa. Mul on siuke roosa. On küll, jah. See on väga ilus ka kusjuures tõesti. Mulle sobib sinine. Nii, me oleme otsapidi kiirde ääres kuskil suvalises tanklas. Oota, ma näitan. Sõitsime. Ka tankla reaalselt. Siis ma palusin Malju, et pane see baar sisse, et lähme Turiisi baari. Ta pani kogemata Turiisi moto. Ja sõidame, mõtlen, kuhu me näeme, et Taormina on ammu selja taga juba. Ja siis ma küsisin ta käest, et kuule, äkki tahad juua vähemalt tanklas ja siis saime kaarti kontrollida, nii et nüüd sõidame veel 15-16 minti ühtepidi, siis saame hakata tagasi sõitma. Mina ütlen ainult, et kõik teevad vigu ja mina tegin vea. Aga tead, pole hullu, saimegi natuke rolleriga sõita ja kuhu meil kiiret tegelikult, mitte kuhugi. Jah, Castermoola. Me oleme, issand, see kiiver tegi mu soenguga 1-0. Aga me oleme nüüd kohal siin kuskil tipus. Ma ütlen, me olime nagu 2 lolli seal kuradi kiirteel oma Vespaga ja nagu mõte ei võta nii palju, et me nägime seda linnakest enda hotellis, see oli mäe üleval ja me muudkui sõidame alla ja alla ja alla. Palun räägi enda eest, siis ma ütlen korduvalt, et see ei ole õige. Märten ütles korduvalt, aga Märten mõnikord eksib ka. Nii, aga nüüd me läheme otsime sellist kohta nagu Munnibaar. Aga nagu näha, siin on siuke väike mäe linnake. Taormina kõige kõrgem punkt. Või noh, tegelikult me oleme Taorminast väljas juba. Ma arvan, et nüüd... Castermoola on selle küla nimi. Oota, aga nüüd see saab otsa juba. Mis asi? Küla. No jah, ma ei tea, siis läheb ka alla ja... Seal tundus ikkagi linn, lähme sinna poole tagasi. Me eksime jälle ära.
Vaadake kui nunnu. Nii, nüüd vaadake, kui pisikesed väiksed tänavad siin on. Take a right. Mõtle, kui siin elaksid ja peaksid diivanit tassima koju. Ei mahu. Nii, siin on lõpuks ka sildid, näe, kirik. Näe, tal on särgi peal ka munn. Jah. Nii, ja me oleme kohal Turiisi baaris. Lõpuks. Mis su esimene? Oo, mõnused vaated. See on äge küll. Hea kätt toetada. Ma olen juba teist päeva karsklane, ma isegi ei oska seda alkoholimenüüd lugeda, mu keha, mu tempel. Ma ei tea. See baar, kuhu me täna oleme tulnud, siis Turiisi, mis näeb välja nagu meeletu fallusemaa. Selle omanik tuli sõjast tagasi 1947 ja tema ei tahtnud siis isa kombel põllumees olla, vaid tema mõtles, et tema hakkab kaupmeheks. Kõigepealt tegi ta siia siis nagu väikese poe, millest hiljem kujunes välja siis baar. Ja üks põhilisi jookisi, mis need pakuvad, on ka see mandlivein. Ma ei kujuta ette, kas see on nagu liköör või mis. Aga olgu öeldud, et kõik need nokud, mis me siin ümberringi näeme, mida ma teile ka siin näitasin, need ei olnud nagu kuidagi rumala naljana mõeldud või nilbustena, et ta oli väga Kreeka mütoloogia fänn ja fallos oli eelkõige ikkagi selline viljakuse, hea õnne ja isegi kurja silma vastupidi aitama. Nii et kui sa tunned, et sul on kuri silm peal, siis pole muud teha, kui tilpüksist välja võtta või üks siuke nokuga lamp endale ka koju muretseda. Huvitaval kombel on see baar kohe siin kiriku vastas, mis on väga selline omamoodi irooniline, ma ütleks. Aga kuna see on ikkagi mõeldud sümbolina mitte midagi halba, vaid et see oleks siis viljakuse ja kaitse ja mida iganes veel sellist, siis ma ütlen ausalt, üks kõige huvitavama sisuga baar, kus mina kunagi käinud olen. Nii et ime pole, et see on siis maailma 7 kõige kuulsamast baarist. See oli miski, mida ma nägin siis internetis ja siin on õnneks see tuleb lihtsalt talluda. Noh, tead. Toidud näevad küll, ma ütlen, täitsa ilusad välja. Üks asi, mis ma siin Sitsiilias on tähele pannud, et jubedalt ujutatakse, need pitsad näevad suhteliselt õlised ikkagi välja kuidagi, aga maitsevad tegelikult väga hästi. Maitsen, jah. Parem kui eilne. Või noh, ma pole veel karti proovinud. Kohe proovin. Mul on nii suur hirm selle alla mineku ees, sest mu jalad on nii mõnusad. Nüüd sa saad sülle need panna mulle ilusti, me läheme ainult alla. Jah. Meil tuli hea taipamine just praegu, sest Malju armastab neid kontsusid. Mulle ei meeldi see osa pitsast. Ja siis ma järjest söön neid ära ja siis panen neid talle siia ja siis Malju ütles, et mõni vaatab, et eriti munn vend lihtsalt toidab oma naisele enda jäänuseid. Ja kõige halvemaid kohti vaata. Tegelikult kõige paremad. No nii, saime natukene näksutatud ja nüüd saime teada, et sõbrad plaanivad ka tegelikult hoopis siia poole, siia üles tulla, nii et käime kiirelt kodus ära. Peaks natukene võib-olla sättima ennast. Samas ma ei tea, ma olen nagu valmis, aga mis me siin istume 1,5 tundi. Käime kodust läbi, me ei ole üldse kaugel tegelikult. Okei. Ma ei oska jälle kiivrit pähe panna. Kus nüüd mineks siis? Me oleme tagasi sinna üles. Sinna. Kosmosesse! Lähme. Aeg on raha. Päike hakkab loojuma ja väga ilus. Kust tulevad? Ciao bella! Ciao bella! Meie jõudsime ilusti Mäkke nüüd ja ootame lihtsalt teisi veel. Mina vahetasin riided ära. Jah.
aga väga ilus on kallis. Aga siin on veel inimesi, ma näen kõik, kes kogunevad ja seisavad. Aga nüüd ei ole meil muud teha, kui lihtsalt oodata oma sõpru. Ja siis me saame minna dinnerit sööma, me panime laua ka 11 inimesele. Vaat seda ma ütlen ka, et päris keeruline ongi söömas käia, kui inimesi on nii palju, siis sa peadki arvestama mingite kohtadega, kuhu üldse saab minna, sest enamus kohti on nagu väga-väga täis. Aga ma näitan teile parem siin neid vaateid, mis siin taga on metsikud. See on täitsa aru saada, miks inimesed siia tulevad päikese loojangu ajaks. Ootame oma sõpru, aga keda ei ole, on sõbrad. On meie sõbrad üldse siin bussi peal või? Sest äkki me oleme... Äkki me see... Sõbrad! Tere, tere! Saabume niimoodi. Lihtsalt tuleb kohe. Oi, mis kaunitar. Väga hea. Ja nüüd kõnnitad repist alla, siis kui ma ütlen, siis vaatad üle õla. Tagurpidi, jah. Kas mu perse paistab? Võtme kätte siis. Jah, jälle käe. Ilo, see tuleb laas. Väga hea. Ja nüüd tulge kõndige minu poole ka. Tulge kõndige. Ja nüüd vea natuke tööl. Sa oledki tööl ja nüüd Märten kõnnib ees ja veab natuke sind järele niimoodi. Just ja sa naeratad. Ilus. Ja nüüd teete vahetuse. Nüüd korraks naeratate, teil on maailma lõbusam hambaid ja veel korraks sinna. Ilus. Hoidke. Ja nüüd vaatate, Malju vaatab üle õla. Tehe musu ka veel sinna periti. Kael ilusti. Kae. Meie käisime, tegime photoshooti. Kirli tegi meist väiksed klõpsud. Ja nüüd me istume siin lihtsalt väljakul. Nagu näha, ma ütlen ausalt, see on väga äge. Meile saime selle oma pika laua nüüd ja ootame, et teised teeks oma pildid ära, siis hakkame vitsutama ja osad hakkavad jooma. Kaval. Väike kavalpea. Head uut aastat. Head uut aastat. Oi, vaat need kalmaarid näevad head välja. Glamuurne, ei ole kõik. Kirli, ma mõtlesin ühe, et ma ikkagi... Ja, sa võid mitu võtta. Kokkutisi. Ehitab ilmselt valesti aru, ta võib ainult kala, aga tead see See on nüüd paras kupatus, ütleme nii. ta minult vist sai valesti aru, kui ta on lihtsalt kala. See tantsimine on ikka rohkem noorte inimeste teema. Mul on jalad nii läbi praegu. Oi, muidu, aga sa kepsutasid korralikult. Aga see Itaalia daamide seltskond, kes meiega tantsima tuli, siis me mõtlesime ka, et issand, need oleme meie 30 aasta pärast. Lädrad kuskil teises riigis, kuigi nad olid itaallased. Nii et lädrad võib-olla Eestis. Teised jäid veel restorani, sest nad liiguvad bussiga. Aga me tulime rolleriga. Sorry, mul on kops nii koos. Ja väga palav on. Ma also kogemata liputasin ka kõigile. Oli paista või? Väike cheers! Teeme ühe sellise, et rõõmavad ette, et siis me saame nagu mobiilikaks mõelda. Et oleme kõik üksteist selja. Äkki ma tulen ka. Ja lõputsege. Ja ongi käes meie viimane õhtupäike Taorminas. Nagu te mu kiivrist ilmselt järeldate, siis te saate aru, et me lähme sõidame natuke veel rolleriga ringi. Tahame natuke shopata veel ja siis lähme võtame väiksed joogid ja
siukseid kurve ongi lahe filmida nagu, see on hästi. Sisse mul on kiivrisoeng. Aga nagu niuhti oleme siin all, mõtlesime, et käime korraks ühes toidupoes, siin on mingi Deco lokal. Lihtsalt tead, äkki mingi väike näks õhtuks või midagi, ma ei tea. Ja see poes keegi jäi nüüd küll üsna üürikeseks, sest et siin oli nii pikk järjekord, et ei viitsinud üldse minnagi sisse. Oota, kas me oleme õiges kohe? Jah, oleme küll. Ja nüüd me lähme lihtsalt teeme väikse viimase linnatiiru. Vaatame, mida head paremat siit äkki kaasost oleks. Ootame teisi ja vaatame, kas me leiame mingi mõnna söögikoha, kuhu me mahume 11-kesi. Loodame. Ma olen nii räsitud kuidagi. Aga ma sain endale kaasa osta õli ja siis üks küüslauguriivi ja sailes siin chillit, siis ma tahan kodus crunchy chillit teha. ja praegu me istusime maha, siis tulime sellisesse kohta Apeneerasse. Ma vaja väikest kokteili lihtsalt. Moljul on vaja juua, siis muidu hing saab otsa. Jaksab otsa, jah. Ja õhtu lõpuks jõudsime ikka toidupoodi ka. Vahetult enne sulgemist. Saame kõik, mis vaja. Saame kõik, mis ja vaja. rohkemgi veel. Just. Nüüd lähme koju näksutama. Nom. Nii, vaatame. Ja olemegi tagasi. Oi, kui nukker on mõelda, et see on meie viimane õhtu. Seda ilu vaadata. Aga pole hullu. Ega see viimaseks korraks jää, kui me siia tulema. Ja vaadake, kui ilus kuud on. Või noh, huvitav. See meenutab mulle kuud, nagu ma lapsele joonistasin. Ma olen naljakas. Mis täht seal kuu kõrval on huvitav? Mis täht seal kuu kõrval on huvitav? Käes on meie reisi viimane hommik ja täna me lendame siis tagasi koju. Mõtlen ausalt, ma ka tegelikult ootan koju minekut. Kuigi ma siin naljatasime seltskonnaga, et Edna võiks purskama hakata, et me saaks pikemalt olla. Aga tegelikult tahaks ikka koju saada küll. Nahk on pruun, tuju on hea, patareid on saanud laetud. Ja. Minu arust on väga-väga mõnus reis olnud. Ma tahan väga juba kodus oma voodis magada. See on küll üks asi, mis tahaks. Väga tahaks. Ja mina tahan enda duši alla minna. See on ka, ma ei tea, mul meeldib kuidagi meie kodu vesi ja kõik. Mõnus. Aga eile siis jah, sõitsime rolleriga ringi. Võib-olla täna ka veel teeme väikse tiiru, aga me ei teagi. Kas päevitada, tiirutada? Kindlasti päevitada. Päevitame mul on kaenlaugud valged. Ja. Aga noh, need jäävad alati valged. Kas mul on eilsest? Natukene peale jäänud, jah. Ma ei hakanud enne ütlema. Mõtlesin, küll sa ise ka tead. Oot. Ja nüüd on väiksed hommikusöögid sellised. Ja nagu alati oleme meie esimesed, kes ärkavad. Ja, sest vanadel on ju surmahirm. Ma alati mõtlen, miks vanainimesed vara üles ärkavad. See ongi sellepärast, et mida surmale lähemale jõuad, seda varem sa ärkad, et sa jõuaks nagu elada vaata veel. Mitte ei maga maha. Aga samas sa lihtsalt ärkad ja sa ärkad naked and afraid vaata. Ja see on kuidagi alateadlik vaata, sa ei taha päeva raisata. Ma arvan, et asi lihtsalt selles, et me läheme varem magama kui teised. Ja teised olid kella 2-ni üleval, mina magasin ammu. Mina ka. Vaat, nii et vaatame, mis see päev toob. Nüüd ka tšau. Jääga sama. Ma olen nii ratchet välja. Reisimine väsitab. Õnneks mul on midagi, mis tuju üleval hoiab. Natuke. Ise joob siin, volab praegu kohta lehte. Niimoodi mõnitab siin tagasi. Ma ka mõnitan. Õudne inimene. Lõpuks ometi me saame siit Riiast minema. Ja kodu ootab. Tuju on hea ja meel on mega. Ja tuju on hea.